kolmikpau kelab sinu mõtetes. Kauri, Martin ja Tess. Nad on need tegelised, kes vajutavad refresh nuppu su peas. Just siis, kui sa otsustasid mitte mõelda. See oli üleval mingi paar nädalat, siis tuli liiga palju heiti ja siis öeldi Tessile, et laske lahti see mutt sealt. Midagi sellist. See oleks, et kui meil leping oleks, siis võiks lasta jah, aga te hindate üle võib-olla seda organisatsiooni. Seda produktsiooni. Keegi vastutab millegi eest. Jah. Ei, väga professionaalne, 2 korda kirjutada külales, et tule hiljem. Ei jõua. Mulle sobib, mulle alati sobib, kui öeldakse, et tule hiljem. Mulle ka. Millega sa täna tegelesid? Tead, saatsin meile, lugesin meile. Käisin pesus, šaumatasin oma juukseid, panin kassile süüa. Sellised igapäevast värd. Okay. Juustega sa tegeled päris palju siis praegu? No jah, selles suhtes, et ma ei tea, kas väga palju, nagu tavaline inimene, elan sellist tavalise inimese elu. Kusjuures sa muutusid palju sõbralikumaks, kui sul on juuksed? Ma olen vist seda öelnud ka sulle. Veits küll, jah. Ei ole öelnud. Meil on intro tegemata. Vahet ei ole, me oleme seda introt nii palju teinud juba. Arvad, et tehke intro ära, siis ma pärast. Okei, jah. Daamid härrad, tere tulemast kuulama siis järjekordset episoodi Kolmikpauk podcastist. Meid juba teate, kes on uued, siis ma ei tea, vaadake teisi episoode. Aga täna on äge külaline, täna on meil külas Eesti siis, kuidas nüüd öelda, komedimaastiku ka üks esisadest kuulus koomik, äge koomik, suurepärane koomik, ma natuke poen, Ardo Asperg. Tere, Ardo! Tere, Ardo! Tere! Milline kaunis päev teha podcasti. Veetas õhtupoolik kolmikpauguga on suur au. Aitäh. Juba naerab. Seda on nii lihtne naerma ajada. Ja kuidas Ardo siia sattus, oli see, et me lihtsalt Daniel Weinbergi sünnipäeval surusime ta nurka ja ütlesime, et sa tuled ja tal ei olnudki muud üle kui... Sa vist olid purjus ka või? Ei olnud. Sa ei olnud või? Kas teie ka surusite? Me olime kõik koos seal ümber. Ma ei usu, et ma nii palju jõin, et ma purjus oleks. Aga teisi asju. Päris karsklane sa ei ole, on ju? Ei ole, aga ma ei ole nagu moraalselt selle vastu ega midagi nii, üks vahepeal võib-olla ikka võtab, aga lihtsalt kuidagi viimasel ajal on sattunud nii, et ma ei mäletagi, millal ma nagu oleks nagu mingi pudeli õlle ära joonud või midagi. Et jah, ma arvan... Praktilises mõttes ma olen peaaegu karsklane. Okay, mina olin too aeg nii purjus, et mina arvasin, et kõik on täiesti purjus. No eks kõik olid, ega keegi täiesti kaines seisundis võib-olla ei olnud, aga erinevad meelemürgid ja asjad võib-olla, mis erinevatel inimestel olid. Sai pisut müratud. Vaata, aga kui Martin küsis sinu käest, kas sa tuled podcasti, on ju? Ilmselt küll. No kes see mäletab nagu nii täpselt, mis seal oli? Mina hakkasin vist. Sest et üks hetk Martin tuli minu juurde, et meil tuleb Ardo podcasti, meil tuleb Mattias podcasti, meil tuleb see. Ma mõtlesin, et kas te nagu surusite, kuidas te rääkisite või? Me Tessiga oma vahel oli, peaks Ardo podcasti kutsuma, olime selle omavahel, siis tegime peptaak, mine küsi, ei saa mine küsi. Oli või? Lähme küsime. Rääkisime või? Me tegime üksteisele väikest nagu peptaaki ja siis me lihtsalt kuidagi purjus peaga lihtsalt tuled siis või? See on nagu parim koht, kus lihtsalt kutsuda, vaata, jätad hea mulje, vaata, tule meile ülihea podcast ja alati saab uskumatu olemas. Tessi saabki alati nalja. Ja mina olen alati valmis tulema, kui nii kenasti küsitakse. Aga väga tore, et sa oled siia täna jõudnud. Üliäge. Sul sai nüüd tuuri lisakad läbi, on ju? Jah. Kuidas, mis emotsioon on? No pask, ütleme niimoodi. Mida niimoodi? Või see oleks ilmselt hea asi, mis öelda, vaata, nagu kõmu mõttes on ju, aga ma ei saa kahjuks mingit väga huvitavat vastust anda. Lahe oli. Show'd oli tead, mul ei olnud nagu ühtegi halba show'd. Nii et selles suhtes nagu midagi nagu sellist kõmulist ei ole.
sain filmitud ka ja filmimine oli võib-olla isegi nagu kokkuvõttes kõige parem show, mida ei juhtu väga tihti stand-up'is. Nii et selles suhtes positiivsed emotsioonid, aga jah, mul meeldis hästi see materjal, mis ma tegin, nagu see oli nagu fun tund. Et jah, ega siin rohkem midagi võib-olla öelda ei olegi. Aga kas sul nagu ka filmimise päeval nagu oled nagu rohkem närvis kui tavaliselt? Yeah, no ma arvan küll jah, aga filmimise muidugi on see, et siis on kõik see setup ja mis asi, mis mina muidugi seal põhimõtteliselt ju, ma ei ole mingi ekspert, on ju, et seal on need filmitüübid, kes timmivad ja sätivad ja vaatavad valgust, et mul endal võib-olla midagi nii väga seal teha ei olegi, et vahepeal pean seal seisma ja siis nad minu pealt vaatavad, et kuidas see kaader on ja nii, aga ikka kuidagi nagu palju asju on teha võib-olla nagu rohkem kui tavalisel show'l, ehk siis sa ei jõua võib-olla nii närvi minna, kui sa nagu muidu läheks. Aga jah, eks see pinge on alati, aga kui see nagu show käima läheb ja sa nagu saad aimu vaata openeride pealt, et milline see vibe enam-vähem on, siis sellega juba see stress langeb, sest sel show'l oli nagu see, et suht kohe nagu suht kiirelt läks käima, et sa kuuled, et nagu openerid killivad, siis on nagu okei, jumal tänatud. Siis ei ole probleemi. Kes need olid need openerid sul? Meil oli siis fantastiline, fenomenaalne Karl Alari Varma Lasnamäelt, nüüd laagris küll, ja Giga Ank Johannes Vaher. No siis oli päris hea publik tõesti. Oi jah. Ma tunnen mingit nooti. Ei teeks. Johannes käis meie ligipääsetavuse tuuril ka ja ta oli mitmes kohas meil, nii teises pooles kui esimeses pooles, aga lihtsalt tal ei vedanud, et kui tema oli opener, siis millegipärast rahvas alguses ei läinud käima. Oligi nii, jah? Tal lihtsalt ei vedanud. Väga huvitav. Nojah, eks see on see, et sul ei ole seda stabiilsust kunagi stand-up'is, et võib-olla kui sa oled kauem aega teinud, siis sa võid eeldada, et enam-vähem mingil tasemel teen, aga alati võib nagu pomm ka tulla. Eks see, mis see tase on, sa suudad välja roomata ikkagi nii-öelda seda ruumi lugeda, mingit tööd teha või ma ei tea, viskad väikest crowdi või mis iganes. Nojah, täpselt, jah. See andis meie tuuril nagu andis küll tunda see, et kui on ikkagi raske ega ei oska käituda või nagu juba see, et kui esimesed 5 läheb nagu ja siis sa veel lähed närvi ka selle pärast ja siis see tavaline set läheb ka veel nagu perse, vaata see nagu timingud ja kõik see sellega nagu võib-olla siis see ongi sellel siis kogenumal koomikul nagu peos on ju, et ei lähe nagu niimoodi närvi, et saad materjali ikka samamoodi edasi kanda. Nagu Johannesel on ju. Ta on ka kogenum meist. Ja siis kui temal läheb kehvasti, siis ta vähemalt nagu, ta teab, mis ta teeb, ta vähemalt ise naerab laval, siis ütleb, et minge putsi ja siis tuleb ära. Siis on nagu see, et sa pead austama seda mingil määral. See on nagu, selline suhtumine, nagu see ongi nagu tihti väga naljakas. Aga kui me siin show teemal oleme, Ardo, sinu kõige meeldejäävam hekler? See peab olema selle karjääri peale. Mingisugune eriti äge tüüp. No ma ei tea, kas ma ütleks just, et väga äge tüüp. Pigem halvas mõttes. Aga mul oli kunagi mingil firma peol ilmselt oli, seal on mingi täis tüüp, kipub juhtuma, et seal on alati mingi laomees, vaata. Ja siis ma tegin mingit gei nalja või midagi sellist ja siis kuskil tüüp aga, pere, sa oled pere. Ja siis seal läks nagu mingi vastamisi riffiks, vaata, et kus ma ütlesin, et tal on mingi koduvägivalla hääl või midagi sellist. Et ta nagu peksab oma naist või midagi sellist. Vaata see, mis Viimsis toimus, on ju, Tänil on ju. Kas sul on ka midagi sellist sarnast juhtunud kunagi? Oi, sellist ei ole. See on ikka ekstra. Ja ma ei ole, kuna ma ise ei olnud seal show'l, ma ei tea täpselt, on ju, mis see olukord oli, aga nagu ma aru sain, siis Sander ja Dan olid järjestikku ja mõlemad rääkisid pedofiiliast ja see tüüp sõi šnitslit, on ju. Mis nagu mingi hetk see võib-olla on see lihtsalt, et sa nagu murdud, et ma proovin siin šnitslit süüa ja te räägite, kuidas lapsi nikutakse ja mul lihtsalt hakkab füüsiliselt paha.
sööks siis friikaid vähemalt. Kas see reaktsioon ei olnud ka nagu hea samas? Ja. Et nagu võib-olla sa heklid vahele, aga just minna sinna loengut pidama, et see on päris asi ja seda toimub praegu ja et see on paha ja sellest ei tohi rääkida, mis on nagu tegelikult just peab rääkima. No see on umbes sama, vaata see Tartus oli see open mic, see Reis Music Bar, vaata. Siis ma 2 õllet sees, vaata, me rihvisime seal sellest Tõnis Sildaruga mingi aeg, et ma mõtlesin, et äkki lähen lavale, ütlen, et et mul on valged sokid, ei tea, mis Tõnis Sildaru sellest arvaks või midagi. Mingi taoline asi on ja. Aga siis on vaata see, et sul on mingi lõbus tuju on ja siis ma läksin kirjutasin treetsi mingi ala, et me 5 aasta pärast kõik mõtleme, kuidas me kunagi või 10 aasta pärast mõtleme, et see Sildarude draama oli nii suur asi ikka. Ja kohe nagu lennati peale mulle. Kõik kärenid üle maailma tulid kokku. Kuradi värdjas, kuradi libu, 5 aasta pärast sa mõtled ise, mis idioot sa olid, vaata, kui sa siukse mõtteid mõtlesid, mida, kustutasin treetsi ära, vaata. Kõik on nii tundlikud viimasel ajal lihtsalt. Avaliku elu tegelase värk, ma arvan, eriti meil nagu koomikutel, kus sa puudutad siukseid kohti. See oli lihtsalt lamp mõte. Osad inimesed ei ole õnnelikud, kui nad ei ole vihased. Selliselt see, nad tahavad millegi peale ära flippida, sa ei saagi midagi teha. Saad mingit nagu rahuldust, vaata sellest nagu sama, nagu sa saad esinemisest, nemad saavad sellest, et kellegi nagu hinge sittuda. Umbes nagu Kauri eksnaine peab kogu Kauri peale vihane olema. Ei, ta nüüd ei ole üldse, väga palju. Ja siis on mina. Okei, lähme tagasi Arto peale. Ma tahtsin küsida, see on siis tuleneb intsidendist esmaspäevasel Möko Open Mic'il Tartus, mis mul oli, et sa ei ole selles mõttes kogu aeg ei ole nii karske härra olnud on nagu praegu. Kas sul on nagu, oled teinud nagu Open Mic'i niimoodi, et sa oled nagu üsna purjus, no ikka nagu täitsa nagu purjus? Ja võib-olla isegi piletiga show'd, aga see ei ole kõige parem, aga jah, eriti kindlasti alguses, kui me tegime ka neid Möko Open Mic'i, Möko oli tolle ajal veel Tüütli tänaval seal mingis keldribaaris, siis seal oli ju see, et seal oli nagu piiramatul hulgal põhimõtteliselt jooke, kui sa olid esineja, et siis sai ikka nagu... Teie aeg oli üldse mingid, te saite Comedy Estonia poolt mingid modellid ja mingid bussisõidud asjad. Modellid. Modellid. Modelle ma ei tea. Ma ei saanud aru. See vist sõltus, kui hästi Mike läks. Ma olen nagu, et nii hästi ka vist ei elanud ikkagi. Ma vist mingi Harri juttu vist kuulasin, et saite Tartus käia niimoodi. Comedy Estonia, seal see öömajad ja bussid ja bussiraha asjad. Jah, meil oli, ma ei tea, kas see majutus on nüüd alles seal mingi Terviseks hostel Raekoja platsil. Mingil, ma ei tea, kuskil hästi kõrgel, mingi 5. korrusel või nii, aga see oli niuke, ütleme tagasihoidlik vaata, et just alustavale koomikule võib-olla nagu selline sobilik või nagu, et sa nagu oled valmis niimoodi seal sellises konditsioonis olema, et lihtsalt nagu toad, et mingi 5 voodid toas või niimoodi umbes ja vetsu ei ole ja nii, aga tol ajal oli nagu, fun. 10 aastat indie-indrusti, siis sa ei lähe nagu pärast Maiki Ühnari voodisse magama, et ei ole väga nagu kohane. Pigem ei läheks, jah. Martin näiteks on siuke noor ja uljas, et ta on isegi 2 korda siin diivani peal maganud. Ei, ma ei tea, pärast Tänni sünnipäeva tulin ka siia ja siis hommikul kell 9 Poop tõmbab ukse laadima, et mis sa siin, et ma nagu... Tulid salvestama, tulin salvestama, anna mulle 2 minti, ma tõmban nahku siin. See on väga Poopov asi ka tulla mingi kell 9 hommikul. Nagu koomikud, kes see tuleb kell 9, koomikud ei ela isegi kell 9 hommikul. Popovil on juba 10 erinevat asja tehtud kell 9. Tulin just Helsingi ülikoolist loengut andmast, nüüd tein kiire salvestuse. Olin turvamees ka just 2 tundi kuskil. Siis kõnnin 20 000 sammu. Keegi on salvestama ka veel. Maigile ka õhtul. Uus materjal kõik. Uskumatu inimene. Aga muidugi ma arvan, et tasub siin magada, kui see ruum juba on, makstud on, mis iganes on ju. Kõige odava müür vist üldse Tallinnas. B&B on nagu, nii-öelda siis vaesele koomikule ta on kallis ja kui ma hommikul niikuinii esimese mingi asjaga minema lähen, siis mõned tunnid soojas kohas nagu veeta. Ma olen nagu seda teed läinud. Sest siin ju enam open mic'idest ei saa mingit
värki, isegi bussisõidu raha, mitte midagi. Nii peaks saama. Nii juba jubedaks on läinud, jah? Peaks saama tegelikult. Sest ma mingi aeg küsisin siin mingi open mic. See oleneb, kes host on. No, siin, ma ei mäleta kelle käes, siis ta oli ka täi, et me ei tee seda. Ma küll Tartus olen andnud. Ei, see sõtleb, jah. Ja alati, kui keegi on küsinud, alati. See on väga kahtlane. Väga kahtlane, kui need raha lähevad. On kahtlane. No, ma tean, kus nad sügisel läksid. Ma tegelikult tean, kus need rahad lähevad. Ma ei tea, kas tohib öelda. Aga ühesõnaga, me muidu Martiniga võtame küll vahepeal 2 peale nagu Airbnb-d. Ja tegelikult pole ju 20 euri nägu. No, see pole oli kallis, okei, see oli okei. Aga lihtsalt viimane kord Tänni sünnipäev mõtlesin, et laseks nagu minna, vaataks, kus see õhtu läheb. Ja see oli nii, et Martin läks minema mingi kella 3-4 aeg või. Ja siis Liisel ja Jan läksid ka ära ja siis Liisel ütles, et tule viska meile sinna diivani peale. Seda ma kuulsin, jah. Ma nagu, kui ma seal Road 33 peldikus oksendan, ma sain aru, et mul vist pidu läbi. Kus, sa jõudsid ka sinna? Jaa, ma nagu jalutasin sinna ja siin oksendan, läksin minema. Nagu siuke hea trip oli. Oli fonot, tegis ta jalutada sinna, et kohe tagasi jalutada. See on see post-okse clarity, vaata, kus sa saad aru. Mingi lootus oli veel, onju. Et nagu lähed sinna, värske õhk, jalutad, läheb selgemaks, et saad pidu edasi panna. Ei jõudnud. Ja siis ma järgmine hommik tegin lihtsalt story, kus ma panin, et elukutse Eesti koomikutega ei tasu võidu juu, et see lõpp. Isegi mitte sina. Ei, no tema on kõige nõrgem. No tegelikult jah, tema vajab alati meist kõigist ära, kõige ruutam. Küll jõuab treenida, küll jõuab siin pikad paar aastad. Tuuri veel, jah? Me viime selle maksa tipp-top vormi, nagu ütleme niimoodi. See esmaspäeval jah Tartu Möku maik niimoodi, et tühja kõhu peale 3 seda blond manki ja siis lavale. Pidu käib. Ma tegin mingi 20 mitsaga. Mis seal juhtus siis? Ei, midagi juhtunud otsas, lihtsalt see ülesehitus oli full nagu shit. Okay. Proovisin mingit bitte ja siis ma riffisin, nagu, kuna ma olin purjus, siis see riff oli natuke siuke. Aga no mul oli mugav. No, et sa, nagu see on see, et sa oma peas sa mõtled, et on nagu niuke filigraanne riff, aga siis mida publik kuuleb. Talu ära lahe vihku. Ja siis ma enne lõppu veel küsisin, et mis te arvate, et kas ma lähen minema või teen veel, vaata. Siis mingid pifid ütlesid, mine ära. Siis ma ütlesin, davai, teen veel. Siis ma tegin 5 veel. Ta nagu riffis ka minut aega, tegi mingit väikest nalja ja siis pommis ja siis võttis ühe lonksu õlut jälle juurde. Okei. No mis me siis öelda? Et see oli nagu fun vaadata. Ja see oli jah, see null oli see... Seda peab austama. Ajus tahad riffida, aga siis, kui sa juba alustad riffi, siis sa arvad, et mul ei ole mitte midagi tegelikult. Tuleb mingi pläga suust välja, vaat. Mul ju tegelikult ei olnud midagi head. Aga vahepeal tuleb teispäevaga päris hästi välja. Ja publik oli liiga kaine lihtsalt. Muidu see oleks töötanud küll. See läks juba mingi üks kõige publik olnud, vaata. Seal ei jooda ka viimasel. Ei jooda. Inimesed liiga vaeseks jäänud. See on see samas ka, mis sa tasuta show'lt nagu ootad. Jaa, ei muidugi. See oligi see, et ma ei olnud arvestanud, et ma pean close'ima õhtudeks. Mul oli üks pikem bit, mis ma tahtsin seda ära teha ja kõik on. Ma ei olnud nagu valmis kvaliteeti pakkuma, et mis siis, et open mic lõpus tahad ikka midagi nagu hea emotsiooniga ära minna. Mina läksin sealt hea emotsiooniga. Aga tegelikult on jah, ma arvan open mic'iga on eriti see, et on suva nagu, et muidugi sa võid teha sellest, see on muidugi hea, kui sa teed nagu show ja kõik on nagu et mingi hostimine ülitasemel, kõik emotsioonid kõrged, bucket speech üli hea, aga samas on see ka, et see on open mic, et kui on sitt, siis on sitt, mis sa teha saad nagu. Mingid jutud käisid küll, ma minkas kuskilt kuulsin, et need meie open mic'id on praegu nagu liiga professionaalsed. Meil ongi nagu show'na üles ehitud, et tegelikult me saaks ju hakkama sellega, et meil nagu otseselt host ei ole vaja tegelikult. Publiku jooks üle produtseeritud, et saab liiga palju ainult. Kuulge, ma kuulasin just eile kuulasin Sander Õigus oli seal Miikal ja Mikris, ta rääkis hoopis teist juttu. Et ma tahakski nüüd Ardo käest ka arvamus kohata. Sander ütles, et perses on open mic ei osata teha. Inimesi on vähe, need, kes hostivad, on sitad hostid. Hostide kohta ma ei mäleta, et seda oleks noorem generatsioon on... Niimoodi see peabki olema. Noorem generatsioon ei suuda ruumiga toime tulla ja nii edasi. Et ta arvas nii. No vaata, Sander on nagu hästi emotsionaalne inimene selles suhtes. Üks päev ütleb ühte, võib-olla teine päev ütleb teist. Ja
no ma ei tea, samas ta on käinud ka rohkem kuskil Austraalias ja sellistes kohtades, kus nagu open mic'id, nagu ma aru saan tema jutu järgi nagu täiesti putsis, vaata. Et seal ei ole nagu mingit tuldki või midagi nagu. Seal on mingi, ma ei tea, pimeduses kuskil. Või ma ei tea, kuskil mingi pesumajas tehakse open mic'i. Sa oled nagu trummeldava pesumasina kõrval. Teed setti mingile 3 inimesele, et ma mõtlengi, et selles suhtes, et ideaalis võib-olla jah, et kui me kõik paneme alati mingi kõik sinna open mic'i, et on nagu ülihea show ja mis iganes, ega see halb ei ole, aga samas see on see ka, et kui sul on, ma ei tea, mingi 17 inimest line-up'is on ju, õhtu ei ole hea, siis hostina võib-olla on see, et nagu mõni mõtleks, et et ma ei tea, mitu pommi on järjest, et ma pean vahele tegema materjali, et siis saab publiku tagasi jälle, aga tegelikult ei pea, see ongi open mic on ju, et sa näedki seda uut kraami, see on proovimisõhtu, ehk siis nagu see on juba nagu selles kontseptsioonis sees, et see võib olla halb, et see ei pruugi töötada, et sa ei saagi eeldada, et see nagu töötab. Sest me tegime ka vahepeal nagu mingeid open mic'e, mis olid nagu hästi suured. Tartus oli näiteks 3 stillis open mic, kui sa paned selle nagu ruumi täis, ma ei tea, see on mitu sada võib ilmselt olla, on ju. Ja ongi teed mingi hullu show seal ja pärast inimesed on, et aga miks ma peaks piletiga show'le tulema. Ma saan 3 stillis käia, on ju. Et nagu liiga hea ta nagu ka olla ei saa. Ma ei tea, minu meelest ei ole nagu hullu. Minu meelest ikka fun. No sa oled hea koomika. Shots fired at Sander. Ega see on vaata ka, hea on ju öelda, et sitt on, aga ma ei ole mitte ühegi koomiku, kes mitte ühtegi nõuannet ka siiamaani saanud, mida võiks nagu teha. Ma küll olen. Et tuleks ise juurde, et kuule, proovi seda natuke nii või seda natuke, see ongi see, et hea on vinguda, aga samas ega me ei anna ka mingit seemet, kuhu siis mingi suunamist. No see ei tähenda alati, et kõik see sinu pihta võis ka olla, see on nagu võib-olla teiste inimeste pihta ka. Nagu nii-öelda vahest mingi sõna suunab, ikka ju parandab seda olukorda, ma arvan. Et ongi siuke tagasisidet tahaks, see ongi meil see EU-tuur läbi sai, on ju. Ma ei teagi, jämedalt 25 hostimist ikka teinud tuuri peale, mis siin Kauriga vaheldumisi panime. Ta ongi seda vahepeal, nagu lähed ennast täis, ma oskan ju. Asi klapib, aga kui keegi ütleks, kuidas saaks veel ägedamaks, veel paremaks, siis on nagu tegelikult on räägitud siin-seal kuulu podcast'e. Podcast'e. Ma just täna kuulasin kui Ardo oli Eesti esos ja ta andis tegelikult päris palju nõu seal. Ikka pool tundi järjest rääksid, kuidas olla hea koomik. Ma kuulasin episoodi. Jah. Ma targemaks ei saanud palju. Ardo on ülihea kirjutaja minu meelest, naljakirjutaja. Kuidagi süsteemne. Jah, eks suur osa sellest kirjutamisest ongi tegelikult jah, et sa saad nagu, ta on mingis mõttes nagu tehniline, on ju. Et see on nagu siis setupid, punchid, mis iganes. Ongi nagu valem põhimõtteliselt, mille järgi sa hakkad nagu nii-öelda nalja reaalselt kirjutama. Ma arvan alguses vähemalt võib-olla, kui sa hakkad tegema stand-upi, siis on hea seda teada nagu, et kui sul on see põhiasi selge, siis sa saad sealt nagu edasi minna ja proovida mingeid selliseid muud moodi asju, aga jah, et selles suhtes sa saad nagu mingil määral vast õpetada seda nalja kirjutamist, et sul on need mingid, see mingi ootamatu pööre ja left turn ja mis iganes kõik need, põhimõtteliselt sa lood mingi eelduse ja siis nagu pöörad selle pea peale. Ma olen selles ülihalb. Nüüd on tegelikult, Ardo, ütle sina, mul isa küsis, et tõi välja, et kui ma käin nendel open mic'id, et miks sa pead sama nalja mingi 10 korda tegema, vaata, on ju. Ma ei suutnud talle ära seletada lõpuks, et sina kui kogenud koomik, ütle nüüd kallitele kuulajatele, miks peab tegema ühte nalja 10 korda? Või siis nii-öelda. Mitu korda tegema. Sa ei jõua kirjutada nii palju uusi nalja, et iga maik uut teha. Teiseks, sulle meeldib esineda, on ju, ja kolmandaks ongi see, et see on see üks nali, aga see nali ei ole kunagi valmis ju tegelikult. Et sa saad alati sinna midagi võib-olla juurde panna või ära võtta või natuke muuta, on ju, et sul on vaja see ikkagi läbi teha, piisav arv kordi, piisav arvu inimeste ees, et saada teada, kas see nagu töötab päriselt või
või oli see äkki üks kord mingi ehku peale, noh. Vahepeal juhtub nii, et sa teed nagu võib-olla kuskil maigil mingi emotsiooni pealt mingi nalja, töötab üli hästi ja siis sa jäädki sellesse kinni ja mõtled, et noh, nagu see oli, nii hea oli ja siis tegelikult sa 5 korda hiljem oled pomminud sellega, aga sul on peas ikka see, et no nii hea oli, ma ikka teen seda. Et sul peab olema see mingi enesekriitika stand-upis. Kui sa tahad nagu edasi areneda seal, et siis sa pead ikkagi nagu aru saama, millal mingi asi ei tööta ja siis vajadusel selle välja viskama. Ja tihti see on raske. Mul on endal ka olnud mõnikord nii, et ma nagu, kui on filmitud juba ja ma vaatan järgi, siis ma olen nagu, et miks ma selle sinna surusin nagu. Et kas oli vaja, aga õnneks, kui sul on filmitud, siis sa saad seal selle välja lõigata. Ja siis jääb parem mulje kokkuvõttes. Et see on ka nagu stand-upi võib-olla üks selline nipp, et see kõik, mis sa kirjutad, ei pea olema just väga hea. Või et see ei ole tähtis ei ole ainult see, nagu mis sa ütled, vaid see ka, mida sa ei ütle. Kui sul on mingi, ma ei tea, 15 minti, mingi enam-vähem materjali, aga siis ma eeldan, et kui sa sealt välja võtad palju, siis sul on mingi 5 väga head minutit, et nagu, et jah, sa pead nagu ära tundma selle. Ja sellepärast sul ongi vaja, et ilmselt nagu teha seda nagu mitu korda läbi vaadata, okei, kas ma saan siin sõnastust natuke muuta, äkki töötab paremini, on ju, tegelikult ei ole kunagi sa võid alati mingid uusi nurki leida, sest ma olen teinud ka mingeid nalju võib-olla nagu, ma ei, võib-olla peaaegu mingi 10 aastat on ju, kui ma teen private'itel, siis mingid naljad on isegi võib-olla 10 aasta tagused. Ja kui ma olen neid aastaid teinud, siis ikka vahepeal on see, et järsku klikib mingi, tegelikult siin saab selle juurde lisada. Ma olen 6 aastat seda nii rääkinud, et tegelikult aga nii saab ka, on ju. Tahtsingi private'ite kohta küsida, et kui sa teed vist hästi palju neid private'id, ma olen kuulnud. Et palju sul kuus tuleb neid enam-vähem? Ma ei tea, kuus on võib-olla mingi, tegelikult mingi 2-3 võib-olla, aga samas kui on nagu mingi aasta lõpp või mingi tihedamad ajad, siis ma ei tea, võib mingi, ma ei tea, üle 10 olla või. Aga kas sa kirjutad nagu private'ite jaoks nagu teistsuguse materjali ka või? Ei, põhimõtteliselt on nagu see, et ma lihtsalt vaatan, mis mul aastate jooksul nagu kogunenud on ja võtan sealt nagu niisugused kõige paremad või kõige paremad või siis sellised, mis on nagu, mis ma arvan nagu kõige universaalsemad, vaata. Et mis nagu meeldivad võimalikult laiale nagu spektrile inimestest. Sest ilmselge, et private'il võib-olla pigem mingid väga roppu asja ei teeks, on ju. Jah, mingid asjad on, mis nagu huvitaval kombel, nagu et maigil töötavad, show'l töötavad, suvetuuril töötab, private'il nagu ei tööta. Et ma olen sellist asja ka avastanud. Vastupidi ei ole või? See, et private'il töötab, aga show'l ei tööta. Seda vist ei ole, jah. Ei private'il ei tööta paljud asjad ja see pole mingi ime. Jah, see võib olla jah, et mõnikord see lihtsalt nagu see ongi see, et kui su private'il läheb halvasti, siis on see, et sa tead, et sa tegid vähemalt oma mingi parima, mis sul on, vaata, et kui see on töötanud mingi 99 korda nüüd ja see üks kord ei tööta, siis oled nagu, et vähemalt ma andsin nagu oma parima, et ma ei olnud mingi, ma ei tea, aines või midagi, vaata. Kas private'il on, sul on väga pikk kogemus, et kui on nagu halvasti läinud, kas on tuldud ka päris sinu juurde, et polnud kõige parem, aga käis kah ei ole nii olnud. Sest suht raske on ikka private'it teha. Enamasti vast, kui on nagu, kui ei lähe väga hästi, siis inimesed väga ei tule nagu ütlema, vaata. Eestlased, eriti eestlased nagu, niimoodi vaikselt. Kunagi oli mingi show, kus ma olin vist võib-olla paar aastat teinud ja see private ise nagu tegelikult läks hästi, nagu rahvas naeris ja nii. Aga mingi vana mees tuli pärast juurde ja ütles, et see, mis sa tegid, see ei olnud naljakas. Ja siis ma olen okei, et nagu mine siis ütle seda neile, kes seal naersid ja plaksutasid. Ja siis ta ei osanudki midagi vastu öelda, kõndis minema lihtsalt. Ja siis ma nägin, kuidas ta läks mingi garderoobi ja kõndis, ta läks nagu ürituselt ära ka veel, et üritus nagu kestis edasi, aga tema läks ära, nii et ma võib-olla rikkusin tema õhtu ära millegi pärast ja ma ei saa aru ka nagu millest, sest nagu ma ütlesin, siis ma ei tee nagu mingit üli-edgit materjali private'il. Kui ma just ei tunne nagu, et see on see, mis nad nagu tahavad, et mõnikord sa tunnetad ära ja siis sa saad nagu teha, on ju, ja siis
tihti tegelikult inimesed ütlevad, et ega me vaata seda labast ei taha. Aga siis sa tunnetad nagu ära nagu seti ajal ja siis nagu teed need labasemad ka ja siis see läheb kõige paremini peale. Põlvas kuskil metsamajas Tarmod reas. Ja vahepeal on need kuskil jah, mingi sünnipäev kuskil mingis sellises, mis iganes puhketalus või kuskil jah, metsa sees on. Saad seal teha, küsid, tahad seda ropumat ka või? No davai. Ja siis teed seti ära, sööd natuke, kui seal on, enamasti on mingi tead sööki, saad seal süüa, räägid inimestega juttu võib-olla, lähed ära ja siis pärast kuuled hiljem, et paar tundi hiljem seal oli kaklus. Õigel ajal lahkusin. Kas sa teed private'il raha ette või raha pärast? Enamasti ikka pärast, sest ta on nagu mingi arve tegemine ja see. Aga kui on sullis, siis ma jõuan kohale ja siis pange mulle kohe tisside vahel. Just see, et kui sa pommid, vaata, siis sa lähed kuule, et nüüd see raha ka vaata. Annab nagu vanaema, vaata ümbrikuga. Sünnipäeva laps nutab, aga nagu kas seda see raha, millest ta rääkis. Ja see oleks ka hea samas, kui võtan raha ette ära ja siis see mul nagu paistab siit taskust. Siis samal ajal pommin, vaata. Raha kukub taskust samal ajal. Janaril on ka tulnud palju neid private pakkumisi nüüd ja siis ta kogu aeg helistab mulle, küsib, et Kauri, mis sa arvad, palju selle eest võiks küsida, onju. Aga kas sul on ka see, et sa vaatad seda kohta, sul tekib juba mingi ettekujutus, et kas see saab raske olema või on see mingi meeldiv asi ja siis selle järgi vaatad hinna või sul lihtsalt ma teen pool tundi, selline on hind ja kogu lugu. No veits küll on see, et ma ikkagi nagu vaatan selle koha järgi ja või nagu selles suhtes, et näiteks, et kui ta on kuskil kaugel on ju, see on nagu suurem ettevõtmine, see aeg ja transport ja mis iganes juurde, aga see ka näiteks, et kui see on lihtsalt mingi tavalise inimese sünnipäev kuskil, et teeme oma koduaias, vaata, siis ma küsin nagu väiksema summa kui see, et näiteks meil on mingi IT-firma, mingi mis iganes aastapäev kultuurikatlas või midagi. Et siis ma nagu küsin rohkem selles suhtes. Et see venue siis loeb ikkagi? Venue ja nagu kes küsib nagu selles suhtes, et kui sa oledki mingi hull rahvusvaheline mingi firmaga, siis ütled, et meie eelarve on mingi, ma ei tea, 2 sotti ja teetund on ju, siis on nagu see, et see on nagu, sul häbi ei ole nagu küsimus. Ülikonna, kingad maksavad rohkem, pakud mulle praegu rahune maa. Et ühesõnaga lihtsalt ikkagi ka see, et suurema trauma eest sa tahad rohkem raha saada. Mõnikord võibki nii olla, kus sa vaatad, et nagu see tundub selline, et üldse ei viitsi teha. Aga siis küsidki mingi suure summa lihtsalt, mõtled, et tõenäoliselt nad ei ole nõus sellega. Ja siis ma ei pea tegema. Aga kui nad on nõus, siis okei, vähemalt ma saan palju raha. Aga oota, seda kirjutavad sul otse ka või? Või vaata, mingi asi on see Comic 24, kas sealt kaudu juba tuleb ka midagi? Sealt kaudu tuleb ja vahepeal tuleb otse ka ja sealt tilgub kirjatuvide ja selliste asjadega vahepeal kuskil tuleb. Aga Comic 24, jah. See on see nimi, on ju? Comic 24. Jah, see on see nimi. Siis ma eeldan, et info, et Comic 24 siis saab kirjutada. Kõikidele kuulajatele, kui tahate Ardot palgata, Comic 24. Kas Piibe jaurab sellega? Jaa. Sest ma ise, mul oli see, kas see Nali 24 või mingi Comic 24, aga vist oli Comic. Sealt saab, aga selles suhtes vahepeal kirjutatakse mulle meilile, mõnikord huumoriklubi meilile, mõni saadab mingi Insta DM-i ja niimoodi. See ei ole väga vahet selles suhtes, et nii-öelda see eelaimduse mõttes või eelhinnangu mõttes vahet pole, kuhu inimene kirjutab, et küll sa nagu, küll ta su kätte saab, kui see on nagu tööpakkumine. Et kui sa kirjutad, et tule sauna, süüa saab ka, et see võib-olla läheb mööda, aga kui sa nagu pakud päris asja, et siis ei ole väga vahet, kuidas ta su kätte saab. No täpselt jah. Ja ma soovitan kõigil, kui te näiteks võtate koomikuga ühendust, et siis nagu kirjutage kohe nagu kõik info välja, et nagu mis te tahate, vaata. Sest see on võib-olla, see on vahepeal veits tüütu, kui sul keegi lihtsalt nagu mingi sõna haaval hakkab kirjutama või nagu proovib siin mingisse vestlusse peitida või midagi, kus on umbes, et lihtsalt, et tere
ja siis ma olen nagu kas sul see kuupäev on vaba? ei, mul ongi see, et siis panen tere ja siis on mingi, et kas mingi 28. juuli on vaba? Ja siis ma olen, et no mis siis on? Ja siis ta vastab, et üks üritus. Lihtsalt pane kõik nagu info, et see kuupäev, see asi on ju, seal toimub, kas oled vaba, et teha mingi 15 minti, kui palju küsid, on ju, et pane lihtsalt kõik sinna korraga kirja, et see ei ole see, et kui me siin nagu vastamisi niimoodi chatime, et siis ma olen nagu rohkem invested sellesse või et kui ma nii kaua juba rääkinud temaga olen, et siis ma pean ju minema sinna. See on umbes nagu, et küsid naiselt, et mis viga? Midagi. Aga päriselt, ausalt, ei ole midagi. Ja siis läheb 5 minutit mööda. No tegelikult. Et ütle lihtsalt kohe. Jah. Suhtlus. Ma tean, jah. Ma räägin kogemus. Ma ei ütle kunagi, nüüd ma kardan Hardole kirjutada tahta. Teinekord, kui midagi viga on, siis ma kirjutan kogu paragrahvi, vaata. Ei meeldinud show. Kui sul midagi viga on, siis kirjuta Hardole. Pikalt räägi kõik ära. Romaan 20-minutine voice message. Ära kirjuta talle tere. Ja Miikal ütles ka näiteks, et kui keegi kirjutab talle lihtsalt tere, siis on kohe plokk peale. Selge, Miikile ka ei kirjuta. Meil huvitav oli see, et kirjutasin Sandrile ükskord. Kirjutasin ka kogu info nii täpselt, et ei oleks lisa mingeid lauseid, et ta lueks ära, teaks, mis mu mure on. Ta isegi ei vaadanud seda. Ja nüüd, kui oli huumoriklubi, see huumorilabor on ju. Nüüd tal oli vaja minu käest küsida, et kas sa spotti tahad, siis ta võttis mu sõbra kutse vastu ja nüüd me saame sinna, et nüüd me saame üksteisele kirjutada. Täpselt, jah. See võtab ka aega. Võtab aega, jah. Vaata Sander ei peagi inimesteks, vaata. Sander ütles, me läksime Tänni sünnipäeva, ta ütles, et see on siiamaani uskumatu, et ei ole sama inimene, nagu mina ja Kauri. Ta on nagu pikalt aru, teist sama kahest inimene. käiski jutt seal Miki podcastis, kui ta ütles, et 2 maakat. Need 2 farmerit, aga ta ütles Kaspar Kikerbil ka. Te olete veits, vaata, nagu Knight Rideris oli see Michael Knight ja siis oli see Garth Knight ja ainus vahe, et ühel oli see habe, vaata. Ei ole, me on väga erinevad minu arust. Vähemalt teid ei unustatud ära. No, selles suhtes nagu... Talle ei meeldi, kui teda ära unustatakse. Sander unustas mu ära. Skeenes nagu sarnaselt. Ei, ta rääkis sinust. Ei. Ütles küll. Ei. Siis, kui oli see nõuandmise koht, et vaata, et kui hakkab mingisugune 16-aastane tüdruk stand-upi tegema, siis ta võib küll nõu anda. Ja siis mul tuli see moment meelde, kus Sander nägi teda esimest korda Tartu Mökus. Oi, tund aega andis nõu vist Tessile. Ja. Ma olen 16-aastane, mitte 9. Jaa, aga isegi Levo sai shout-outi, vaata see boss. No Levo teeb kauem. Mis ta oli, see Musklis Beebi või? Musklis Beebi ja see välismaa kutti tema sõber. Et kes kõik meie tuuril olid, vaata. Jah, aga ta ei unustanud sind ära. Kui vanad te olite, kui te hakkasite tegema stand-upi siis? 30. Nemad olid 21. Mina 26. Jah, nüüd on 27. Me alles hakkasime tegelikult. Jah. Augustis. Mul oli 20. jaanuari 2025 oli esimene open mic Tartu Mökus. Või 7. august 2025. Mul saab nüüd suvel 2 aastat täis. Nii tubli. Aasta veel ja Sander võib-olla ütleb tere meile. Et nagu siis ta võib-olla... Ma olen juba selles faasis, kus ta ei ütle enam. Ta ütles ära kõik, mis ta tahtis. Jah, tõsi. Seda on nagu comedy podcast hästi palju, et nad räägivad nagu tee 3 aastat, siis nad nagu võtavad su nagu hakkavad suga midagi räägida. No Sander on nii palju eemal ka, ta on seal kuskil välismaal down under. Ain ütles mulle, et 3 aastaga sa alles saad sellest sitast koomiku sellest asjast nagu välja. Või siis mitte. Nagu siin veel on. Okei, vahet jälle. Läheme edasi. Aga kuidas sul oli ka mingi private on ju, sa rääkisid, et pakuti seal pärast mingit show'd. See tuleb veel, jah? See tuleb, jah. Mis suve lõpus, juuli lõpus tuleb. Ja siis ma tahtsin nõu küsida, et tahtis pool tundi
ja siis ma ootangi infot, ma küsin, saadaks enda kohta mingeid asju, et ma saan nagu mingit isiklikumat tema kohta midagi nagu siuke Biffide sünnipäev või et õpetajad õpetaja on, siis on hästi palju õpetajaid asju, enamus pidid naised olema aga ta nägi, ma ei mäleta, kus show'l ta käis ja siis ütles, et meeldis, et tahtsin kutsuda, et aga sellest on ka nagu ma arvan, et seda juhtub ka palju, et see, kes kutsub talle, vaata jõhkralt meeldib stand-up, et on huviline ja see, aga siis nagu need külalised, kes tal seal üritusel on, nagu absoluutselt nad lihtsalt kannatavad ära. Sellest on kahju, vaata, siis inimene, kes tellib, talle meeldib ja nagu jõhkralt äge, aga ülejäänud on lihtsalt seal istuvad siin nagu, nojah. Kurat Kairi, mul tõi Kairi esimesena, kurat Kairi oli vaja tellida. Okei, vahet jälle, lähme edasi. Ma ei tea, mis sul Kairi vastu on. Ma ei tea, lihtsalt tuli Kairi nimi. Sa pole näinud, ta räägib kogu aeg Kairist. Okei, liigume edasi. Sain Kairiga purjus peaga rääkida. Ma ei ole kunagi. Kui jalutasime. Ma ajasin mingi räägid märki talle. Kairi on Kauri eks-naine või? Jaa. Ma arvasin, et ta on ta õde. Ühtlasi ka praegune naine. Ta on 2 ühes. Oota, kas te siis läksite kokku või? Ei, siin on mingi kirgede torm on. Me ei ole uuesti. Tal on nagu täiesti See on esimesest episoodist saati on lihtsalt see eks-naine. Aasta veel ja seal on Taavi Libepäev sekku. Seal on ise ka enam aru. Ei, me oleme nagu, saame väga hästi läbi ja me põhimõtteliselt oleme koos. Aga me ei ole uuesti abiellunud. Et me oleme lahutatud. Siis ta on nagu, siis on ju see, et ma olen eks-naisega koos. Nüüd ma sain... Ma ei tea, et ta lahutatud. Siis ongi niuke nagu pingevaba veits või, on ju, et me ei hakka siin mingeid silte asju, me ei hakka riiki siia sisse tooma, et me lihtsalt nagu meeldib koos olla. Ja, ongi. Kellegil pole mingid etteheiteid, kui hilja sa tuled või kus sa oled. Võib-olla see ongi nagu see next level, vaata äkki, sa oled leidnud selle, kuidas saabki õnnelik olla, vaata, et sa peadki nagu lahutama ja siis nagu tagasi tulema. Ja. Täpselt nii ongi. Ei oligi see, et me olime ju 8 aastat koos, nii et me ei olnud abielus. Täpselt siis, kui abiellusime, siis hakkasid nagu suured jamad. Nii kui ära lahutasime, oli kõik hästi. Nii et seda on palju, kui suures on seda, et inimesed, kes on kaua koos ja siis abielluvad ja siis nagu lähevad pärast seda lahku. Kauri võiks väga vabalt olla mingi lahutuse, vaata see nõunik või see asi, vaata. Üldse suhtenõunik ma võin olla. Ei, seda kindlasti mitte. Palun ei, seda jumala eest. Ei, ma hüppan enne trammi alla. Aga lahutuse nõunik, jah. Ma olen Tessile nii palju head nõu andnud, aga ta ei usu mind. Sa tahad ikka oma nahal tunda kõike. Väga hästi. Ja sa annad naisele nõu. Ega ongi, ma ei kuule sinna kogu. Ja nii on. Ei, Tessiga on küll natuke see, et... Mida? See on siuke, et ära pane kätt pliidile kuum efekt, aga ta peab ise lihtsalt aru saama. Et see pliit on kuum. Jah. Ma arvan, et see on iseloom lihtsalt. Jah. Et te olete juba nagu alla andnud. Et me ei hakka lasta. See tuleb, me oleme ka Ainespeaga alla andnud, kui me oleme purjus, kõik siis me proovime veel. Ja. Sest siis on see siis me ei tohi lihtsalt podcast, aga siis me podcast ei tohi salvestada. Ma avastasin, et on 2 olekut, kus me ei tohiks podcasti salvestada, kui me oleme liiga palju Red Bulli olnud ja kui me oleme liiga purjus. Sest me muutume nii agressiivseks Martiniga. Kauri on chill, aga me Martiniga oleme... Sellepärast teil see laud siin vahel ongi. See on jah hea, Oleg pani meile hullud reeglid ka siin paika ja... Et me ei tohi midagi siin hoida ilma enda alusteta. Lauga ei tohi ära kriipida. Ja siis ma ei mäleta, keegi Kaspar vist lõhkus selle tassi alus ära. Oleg pidi arve esitama talle ja siin on karmid reeglid. See oli naljaga. No ei tea. Kama see on papist. Kaspar lihtsalt tuleb vahepeal siia lihtsalt fleksib oma rikkusega. Lõhub ja kõik ära lihtsalt. Prantsusmaale tagasi. Paneb põlema selle stuudio. Saada arve. Mul pohhui. See on nagu see Delia. It won't make a dent. Ta teeb veel paar mingit show'd ja siis on arved makstud. Pane palun prantsuse keeles, see läheb firmale. L'invoice de invoice. La destruction des studios. Millest sa ennem rääkis, et see on mingid keelatud osad või mingid... See, mis sa ütlesid, et sa hakka mainima. Sa saad välja lõigata.
mis asja? no see, mis see on enne läinud midagi teema aga, juba noh. ammu ju. no vahepeal see, mis me rääkisime podcasti alguses või? jah. Ja nüüd hakkan uuesti no rääkima, ma ei et mäleta, uuesti mis välja teema see lõigata. oli, aga see oli mingi salastatud Ei olnud. teema. Meil on olnud tagasisidet, et me hüppame teemade vahel veits liiga palju. nii et- Oi, Ja kuidas sul tundub? ma ei tea. Räägi üldse, kuule, räägi, mis sa arvad? Sa käisid ju meil ligipääsetava tuuri ka, kas sa käisid 1 või 2 korda? Ühe kahjuks ainult. Täpselt siis, kui mind ei olnud. Mind ka. Okei, sind ka ei olnud, okei, siis sa ei tea. Oled sa nagu vaadanud ka noorkoomikuid siukse pilguga, et huvitav, et kas neist saab midagi või neist ei saa midagi? Ei ole pigem. No tead, eks seal on see, et kõik pigem mõtlevad mingi asjade peale nendel showdel. Aga ei, eks vahepeal ikka nagu sa nagu näed ära ju nagu selles suhtes, et kas mingi inimene, et kas ta ei saa nagu üldse midagi aru, mis ta teeb lava peal või tundub, et noh, okei, et see on nagu ikkagi kognitiivsete võimetega täiskasvanu, et tal on võimalus nagu edasi areneda ja niimoodi, et noh, seda ikka näeb. Aga noh, ega ma nüüd otseselt ei tea öelda, et see tüüp kindlasti mingi 5 aasta pärast on nagu huge või midagi sellist. See vist jääb, üks asi on see, et kas sa sobid lavale, teine asi on ka ju see, et kui palju sa oled nõus nagu tööd tegema nii-öelda. Et see, et ta nalju kirjutada, maikidel käia ja värki. Jah, et see on jah, kõik suuresti jah, kui palju sa aega tahad sinna panustada kirjutamisse ja niimoodi. Ja täpselt nagu ma enne ka ütlesin, et sul peab olema see nagu kriitikameel ka, et aru saada, et kui mingi asi ei tööta, et siis nagu tänu sellele sa arened. Et noh, mõnikord ongi nii, et tulevad mingid tüübid, ma ei tea, kes lihtsalt ongi vaata mingi väga huvitava mingi lava mingi olekuga või lihtsalt peksavad mingit täielikku kelbast, vaata, et siis see on nagu hästi naljakas. Et mõtled, et päris kõva värk, aga siis samas kui nad otseselt ei saa aru, vaata, mis nad teevad või miks see naljakas on, siis nad ei suuda seda nagu korrata. Ja siis jäädki võib-olla nagu aastateks, et sul oli see piik oli kohe ära ja siis on nagu mingi flatline. See on nagu mina mingi purjus peaga vahest proovin mingit mõtet, vaata, lähen sinna hullult riifin, publik naerab ja nii tore ja mõtlesin, et siit ma sain hea bitti ja siis lähed, proovid veel 3 korda järgmine kord, enam ei tööta. Et sa olid purjus, sa olid vaba, sa lihtsalt ütlesid suvalisi lauseid. See ei tööta rohkem. Järelikult peab hakkama jooma iga kord. Jah, ma just. See on nagu õige. See on nii tore, et ma üritan võõrutada ennast alkoholist. Üritad või? Miks? Tahab minust parem olla. Ja siis tuleb Ardo, ütleb, et tuleb jooma hakata ja siis peab ikka kuulama. Ja, sa pead leidma see, mis sulle sobib. No kas džinn või viin, on ju? Aga kuidas ma olen tähele pannud see tänu tuurile, et mis open mic'idel töötab, on ju? Nagu töötab, siis tegelikult tuuril on nagu show'l on naerukohad hoopis teises kohas, nagu osade bittidega. Et ta ei ole nagu, kuna ta open mic'id töötab, siis ta ei ole kehva bitt, aga lihtsalt see reaktsioon ei ole täpselt sama, mis open mic'idel saades. Nad vahepeal plaksutavad mingi veidrates kohta, siis ma ütlen, kui see ei olnud nali, siis ma vahepeal ütlengi, see ei olnud nalja koht, vaata. Oodake. Naudid valesti. Ja siis tuleb punchline ja siis on nagu see oligi jah. No teil ilmselt oli ka ju palju inimesi, on ju, kes võib-olla ei olnud kunagi nagu stand-upi vaatamas käinudki, et viisite selle ju nagu täiesti uue publikuni. Enamasti pool saali ikkagi niisuguseid täiesti võõraid. Ja see oli selles mõttes nagu lihtsam ka vahest, lihtsam oli siis, kui meie enda meelest oli ülihalb show. Et siis nad tulid ukse peal ikka, ütlesid, ohi, väga hea, tore, tulge tagasi. Oleks see eile olnud padisel risk. Oleks sa näinud seda, Täna see oli. Ja, aga kuna te esimest korda nägid, vaata, siis on parem kui mitte midagi. Ei ole millegagi võrrelda. Ja tere, see Padise show oli crazy ka, Padises. Tervet su seti saadab nagu nii, kui sa teed selle hingetõmbe kohal, kuuled. Aga Padis on nagu päris koht siis, jah? See on nagu mingi meemi, mingi. Ta on Keila poole kuhugi sinna kanti. Ei olegi väga kaugel, jah? Ei ole. Davai, nüüd.
rahvas, full purjus, ülihäased, ülimõnus, ülihea paket ja värgid, kõik oli nii laul. Oligi see, et show sai läbi paketi juures, läks show edasi nagu. Inimesed riffisid seal, nagu ei tahanud ära minna, tegin pool tundi paketit vist. Private'i pakkumised kohe, meil tuleb, et kevadel tuleb ära, tuleb. Üks kusjuures 12 juuni kutsus keegi sünnipäevale meid. Ma ei tea, kas ta ikka veel ootab. See oli talvel. No, sellega on ka see tore, et sa tahad rääkida, aga mul on peas käib, mul on 2 tundi vaja koju sõita. Sa oled purjus, lähed tuttu, ma olen autorooli ja nagu ära tappa ennast Tallinn-Tartu peal mingi hetk. No Võru oli kõige hullem ikkagi. Võru või? Puiga. Me sõitsime 4 tundi tagasi Tallinna. See oli siis, kui me sõitsime mäletan. Puiga, jah. Puiga. Levo pani Puiga on ketti Võru külje all, lõpus. kui sa tead. Puiga on Võru külje all. Jaa, okei. No nüüd ma tean. Kiviga visata. See on Kaitseväe selle baasi juurest nagu edasi veits, suht lähedal. Levo pani lihtsalt ketti. Jaa, aga see Puiga inimeste peale. Ei, nagu see oli nagu, et täna tuleb halb show. Ma vaatasin. Ta õnneks ei pannud selle show ajal, ta pani siis, kui meil sai 8 tundi autos oldud. Jah, kas ta oli joonud ka? Mina sõitsin lihtsalt Põltsamaalt Tallinna 130-ga. Oota, see Levo ketti panemise jutt, see on nagu päris asi ju. Jaa, Levo pani ketti. Nagu see oli see, et ja kus Ardo seda teab? Ei, ma ei teadnud äkki enne. Ta riffis sellega juba. Ta käitus nagu ta teab. Levo käis tegelikult linna peal rääkimas, et pani ketti. Mul on hea meel, et mul on see info nüüd. Mitte, et ma sellega midagi teeks, aga lihtsalt veits päev on ikka parem, kui ma teeks. Kellelgi oli halb. Ette kujutada. Meil on väga... Aga see on naljakas nagu. Et see ei olnud isegi purjusega midagi lihtsalt. Ei, ta sõi seda, vaata, me käisime Põltsamaal, tegime selle stoppi ja siis tema sõitis tolle hetkeni ja siis tostis neid mingeid vorstikesi, vaata. Ja siis mina hakkasin sõitma ja siis ta sõi oma vorstid ära, tõmbas nagu kerra ära. Ja siis hästi palju vihma sadas ja värki, ma sõitsin ikka päris kiiresti ja vahepeal tuli mingi rebane, siis ma vaatasin, et Levo on täiega nokk ja siis ütleb, et tal on veits halb olla. Ja ma Tallinna ära, siis panen sinna kuskile tanklasse, panen pargin ära, siis ma ütlen, et Levo, tuled eest või tuled ringiga, vaata. Ma tulen ringiga, vaata. Siis ma okei, davai, tšau, Janar, toon uksest välja, ise ei näinud, et ta ketti paneks, on ja siis järgmine kord istusime tuuribussi, Levo ütleb esimese asja, teates, kohe, kui sa ära läksin, panin ketti. Nagu tegin ukse lahti kohe ja Janar katsis, et seal samas vaatas, et midagi Levo seal nagu kummardab. Kahju hakkas täitsa vaata. Nad jõudsid mingi 3 koju. Aga jah, sellise story. Mul oli ühe korra slow open mic'il oli siuke, et läksin, tunnen, täiesti nagu paha. Slow või? Ja slow see. Ja siis Olga vist oli host äkki. Pidin nagu kohe peale minema, nagu, et kuuled, vaja veits hiljem. Oled sa üritanud midagi, aga õnneks läks üle, aga täiesti siuke tunne ja pausi ajal ka veel, kui hakkas nii õhkrats palju, ma läksin vaata, mine mõni vetsus on järjekord ka vaata. Pohvi, kes need trüüdle tänavad? Täiesti haigena. Ardo, sa oled enne enda show'd ketti pannud? Ei ole ketti pannud, õnneks. Aga mul on olnud mingit explosive nagu kõhu lahtisust ja sellist asja nagu. Ja enne private'it ka veel kusjuures. Ma olin kunagi Soomes oli mingil private'il, ma pidin tegema mingi Helsingi ülikooli mingi, ma ei tea, magistrantidele, mingi professoritele. Soome keeles? Inglise? Inglise keeles. Jah, inglise keeles. Ja nagu, see oli rets ikka. Ma läksin nagu varem Helsingisse, käisin ringi, vaata sightseeing, käisin mingi hipsterkohvikutes ja mingi kokteile joomas ja siis korra juba mingi plahvatasin seal mingisse vetsu. Ja siis vaatasin, et veits hakkab nagu, võib-olla hakkan hiljaks jääma, vaata, et see oli kaugel ka, ma mõtlesin, et tellin takso, vaata. Et see oli nagu, ma ei tea, siit mingi Viimsisse sõita või isegi kaugemal tegelikult oli. Ja siis taksoga läheb aeg, olen seal külma käes, lõpuks takso jõuab kohale, istun sisse, sõidan ja siis tunnen, kuidas
noh, ma olen see, et nagu ma pean kohe lavale minema, kui ma sinna jõuan. Mul on 20 minti veel sõita, aga mul ei ole nagu seda puhkepausi ka, ma pean kohe lavale minema, võib-olla situn siia taksosse. võib-olla noh, asi jõuab sinnani. Ja siis ma pidin helistama ka veel neile, vaata, et sorry, I'm gonna be a bit late, but don't worry, I'll be, ready to go on as soon as I arrive. Vaata, hästi professionaalselt. Aga noh, õnneks kui ma sinna jõudsin, siis ma ikkagi sain öelda, et kuule, et ma pean kiirelt mingi nina puuderdama või midagi sellist. Neil oli kuskil, ma ei tea, Pööningul mingi kontori kõrval niuke väike vets, läksin sinna, vihakuritegu. Nad pidid tõenäoliselt mingi renovatsiooni tegema pärast seda seal. Ja siis läksin peale ja siis killisin. Wow. Ja, rahvale meeldis. Sa möörderisid rahvast, nagu sa möördisid peldi kirja. Sai kõik sita seest välja. Ja siis kiire exit. Tulin tulema sealt kuriteo paigalt. Aga jah. Kusjuures ma olen nõus nagu peale nagu sittumist või peale oksendamist ongi see, et keha saab mingi uue energia, kui sa lendad sellega peale. Jaa, täpselt jah. Eriti nagu jah, peale oksendamist, vaata see, kus sa tunned ennast, sa ei tunne ju ennast hästi või nagu selles suhtes, sa tunned lihtsalt normaalselt jälle, aga see on nagu nii hea. Normaalne on nüüd ülihea. Jaa. Mul oli ka enne mingit show'd, enne paari show'd ma käisin vetsus, vaata. Tunned, et see on närvikaka, mis tuleb. Ja siis sa tead, et okei, sa teises pooles, sa oled kuskil keskel vahet ei ole, aga ikka oled närvis, on ju. Sa kunagi ei tea, kuidas läheb. Aga siis see, kui sa selle närvikaka välja saad, siis sa mõtled, et sind ei peata mitte miski. Sa võid nagu maailma mägesid ka vallutama minna. The unstoppable force. Jah, täpselt. Aga see on alati vaata see, et kui ma naine ka vaata, nagu ma ei lähe sitale ju. Kõik teavad, et ma käisin sitale, ma ei saa nagu sama ruumi minna, vaata. Mitte sama ruumi, aga nagu samas ruumis vaata, kui on WC. Siis ma alati otsin seda teist backarit, vaata. Ja siis vahepeal ongi need 2 backarit olnud, jumal tänatud. Sellepärast ma käingi seal. Tema situb ühe backari täis, mina teise. Jah. See on hea, vaata, mugav, mõnus. See on hea, seal kultuurimajades ja asjades. Jaa, seal on 2 mitu tükki, jah. Saadki avastama minna. See on nii tore. Yeah. Saaremaal oli eriti hull. Naiste backar ja meeste backar. Sa saad üksi olla seal. Ma ei tea, miks ma ütlesin seda. Sellist asja ei ole olnud. On ikka olnud. Ei ole olnud. Naiste ja meeste backarit. Vetsud on küll, jah. Kas meil on veel Hardole küsimus? Mis on kõige halvem koht, kus sa oled teinud show'd või nagu, mis koht sulle ei meeldi? Nagu mingitest meie regulaarsetest nendest? No näiteks. Ma ei teagi. Ma ütleks, et meil on nagu suht okeid mingid valikud on olnud. Aga mingi koht, kuhu sa kunagi ei taha tagasi minna? Sellist ei ole, ma arvan. Või ma võin öelda, et mul oli see, kui ma tegin eelmine aasta, siis neid show'sid, nalja siirdamine tol ajal, millele ma nüüd tegin lisakaid, siis üks koht oli, ma võib-olla ei hakka nime nimetama, aga mis nagu veits keeras natuke show'd perse, vaata, sest tahtsime teha nagu tavaline show, vaata inimesed toolidel niimoodi, aga siis see koht oli nagu, neil on tihti see formaat, tihti tegid seda formaati üritusi, et neil on nagu mingi õhtusöök ja mingi etendus või mis iganes selline vaata pläust. Ja siis me nagu rääkisime, et kuule, et me tahame teha lihtsalt nagu toolidega, meil ei ole mingeid laurdu, mingeid sööke ei ole, et kui te tahate mingit renti, et me maksame, siis me hea meelega maksame, lihtsalt me tahame enda moodi nagu asju teha. Ja nagu tundus, nagu meil oli kokkulepe, aga siis nagu show päeval oli see, et me oleme lubanud nagu hästi paljudel inimestel mingid lauad ja asjad. Nahku ei te lubata. Et siis see publik ei ole nagu kõik seal lava juures, vaid nagu nüüd venitatud sinna kaugele. Et see on lihtsalt niuke ebameeldiv asi, kus sa nagu mõtled, et sa oled kenasti läbi rääkinud inimestega ja siis nad lihtsalt nagu, teil on täiesti suva sellest. Nii et see oli nagu selline ebameeldiv, et ma arvan, et sinna ma enda show'd kindlasti ei paneks ja nagu ma ei saagi panna. Kas nad sõid ka samal ajal või? Jah, vist küll.
et see on nagu, see on üks asi, mis ma arvan, et nagu söök ja stand-up ei käi kokku nagu. Comedy Clubid USA-s on niisugused ei või? Näe, aga see on teine veits. See on teine. On küll jah, aga eks seal on ka nii palju, kui ma kuulnud olen, et no see ongi suht raudi nagu tegelikult, et seal ongi full mingi lällamine käib tihti niimoodi, et ei olegi võib-olla kõige parem nagu. Keegi läheb mingi noa või kahvliga midagi kukub, ja siis mingi sehkeldus käib. See on häiriv ju tegelikult. Ja nüüd selle kohaga ma pigem ei teeks tegemist, aga see läks pankrotiga, nii et väike karma neile. Ei tea miks. Meil on ka tuuri jooksul oleme kohanud neid kultuurimaja töötajaid, kes kogu aeg viskavad kaikaid kodarasse. Aga me vist ei tohi ka kohti välja öelda niimoodi. See on, ise oleme sitte rääkime eelnevad podcast. Kas see on nagu tava, et sa podcastis räägid, et näed niimoodi tehti, aga seda koha nime kunagi välja ei ütle. Ardo on viisakas vist. Aga me oleme ka viisakad äkki. No ma ei tea, te võite samas järgi proovida vaata, et kui te hõikate välja, kas siis järgmine kord on mingi probleem, et kas nad ei taha teid tagasi või? Tegelikult jah. Aga ma ei tea, ma arvan, kui te nagu rahvale meeldis show, saalis oli palju inimesi, siis nad on ikka nagu, et tulge. Vaevalt, et need kultuurimaja töötajad tegelikult, need on vähe ikkagi, kus on nagu töötajad reaalselt sinu nii-öelda mitte sinu vastu, aga ei tee seda olemist sulle seal lihtsaks. Osad on väga nagu, kõik, mis te tahate, teeme, teie teate, mis te teete. Aga osad on, mina tean, kuidas see asi käib. Täpselt, jah. Shout out Saaremaale. Ja ülinais, jah. Aga jah, mõnes kohas on mingid helimehed või sellised, kes on täpselt, et ma olen niimoodi teinud või nagu või nad ei tahagi teha väga midagi, et nad on see, et mis me ikka hakkame, mis te tahate, tuld või mis asja tahate, juhtmega mikrofoni või mis. See kõik pakuvad, juhtmevaba ei taha või? Meil oli olemas 2 korralikku juhtmevaba. Miks te nagu juhtmevabaga ei tee? Meil on jumala head mikrid. See on lihtsalt see, et see on nagu osa sellest nagu show'st, see ei ole vaata, see on lihtsalt nagu, see on stand-up, sa tahad nagu käes hoida midagi, mitte selle mingi, ma ei tea, Ariana Grande peamikriga seal on. See võib-olla see on mingi meie eestlastes autisti asi ka vaata, et nagu kõik alguses koomikud, kes te alustasite, kõik tegid juhtmega, nüüd me kõik teeme juhtmega ja me ei saa välja sellest. Midagi peab käes olema, vaata, ja me ei saa välja sellest. Nagu samas juhet on nii mõnus hoida käes. Ma tegin ühel open mic'il, kus ma ei mäleta, kus oli tüüp, nagu juhet oli palju, siis ta kogus selle kätte. See oligi see Reis Music Bar. Tal oli reaalselt nagu pool lihtsalt. Ta oli nagu ehitustööline, vaata. Ühes käes oli juhtme pool ja teises mikk. Juhan. See nägi naljakas välja. Juhan Mart, jah. Üks koht Laekveres olime, üliäge. See kultuurimaja juhat oli siuke, nagu me vaikselt nüüd tahaks seda, ta oli kohe päev helimehele. Tähed sinna, teed seda, tahavad seda, paham. Laekver Liisa. Ainult küsi juba kohe, keegi saab laksu ja läheb tegema. See on ikka noor agar kultuurimaja juhataja, see, kes oli kunagi Superstaaris, see Liisa Uukivi. Ja sa ei tea vist. No ühesõnaga hästi aktiivne. Tegi möllas, sebis toite, koristas, sättis toole, kõike tegi, vaata. Liisa möllas. Kus helimees on kohe juba, kuuled teisest maja otsast. Urmas! Üliäge. Kuigi Laekvere nagu väike koht on vähe inimesi, võib-olla show ei olnudki nagu kõige... See oli päris hea. Saime hakkama, aga saal oli väike, on ju. Sinna kohale minna lihtsalt vaatad, kas tasub või tasu. Aga ma mõtlesin, me oleme ära eksinud. Ja see kultuurimaa ise on nii äge, et isegi läheks sinna tagasi. Rahvas oli tore. Kui siis võetakse hästi vastu, siis ikka lähed, isegi kui see on selline miinusprojekt. Niisugused väiksemad kohad taastatavad paremini vastu. Ongi, lähed kuhugi, ongi väike koht, Laekvere, mis iganes. Lähed sinna, sul on laugud, värgid, korralikud nagu, mitte lihtsalt mingi viinamari, vaid korralikud värgid on ja mingi vaag. Ja siis lähed kuradi, Türil hakatakse sulle rääkima, mida kõike ei tohi teha, vaata. Rahune maha, ei tulnud siia. Lähed Raekultuurikeskuses, helimeest ei ole kohal veel isegi. Ja seal kuskil Vändras või kuskil mäletad, tegi mingi pitsasid ja värke. Said lihtsalt mingid ahjusoojad pitsad hästi mõnus nagu. Hästi ilus saal ka tegelikult Vändras.
Vändra kultuurimajas on ju. Vändra. Ja Vändra pitsa saite koha peal seal. jah, see mingi tüüp nagu köögis tegi valmis. Vändra oli mu esimene. Kultuurimajas. No jah, ma eeldan jah, et see mingi, ma ei tea, tüüp elab seal ja värki vist. Ja ei, see pitsa koht on seal kohe kõrval, on ju. Võib-olla. Ja Kaurin kohalik vist. Ma elan seal Vändra kõrval kohe. Tori vallas. Ja. Jah. Vändra Avelit ka tead? Ei, isiklikult mitte. Aga ma tegin Vändras... Mida? Näinud? Pildi pealt olen näinud. No, pildi pealt. Ta on vanas ka vist. Aga ma tegin seal Vändras, tegin ühe kohaliku nalja ka Vändra Aveli kohta ja see läks päris hästi peale. Et ma mäletan. Võiks bussika seinale panna Vändra Aveli pildi nagu Toris on hobuse pilt. Siis inimesed teavad, kuhu nad jõudnud on. See on tore ju. Ja see kohalike asjadele nalja tegemine ka nagu see, et ma ühe korra täielikult pommisin sellega. Seal karkisin uias vist või. Ja siis need töötajad hakkasid liikunud, kas te teete mingit isiklikku või mis iganes asja ka. Aga ma mõtlesin nii üle selle, ma tahtsin nagu alguses jõhkralt nagu pakkuda mingi mis iganes selle koha kohta vaata. Aga siis ma lõpuks pommisin, sest ma ei jõudnud oma tavalist setti normaalselt teha vaata. Ja siis loed tagasi, et see tüüp, kes oli viimane, et meie grupp arvas, et jah, oleks pidanud viimane olema. Ma saan aru, jah, ei oleks tõesti. Jah, vaat mõnikord on see, et ei tasunud riski võtta. Jah, see on suva. Ma jään ellu. Aga see, kes see oli mingi Eesti näitleja, Einar Kuusk või Kuusik, tal oli see hea tsitaat, et kus ta oli mingis Netflixi filmis ja siis pärast pani kõik raha krüptosse ja kaotas kõik ära ja siis ütles, et vahepeal elus sa jood šampanjat ja vahel lihtsalt jood pangetäie kust. Wow. Ma olen ka selle tüübiga kuidagi kaudselt tuttav. Ma hakkasin Tootsis mingit kellegi korterit tegema. Ja siis see on nagu 2 sõpra ostsid mingis põlenmajas kõik korterid ära, mingi 6 sotti korter ja hakkasid järjest ehitama seal. Siis nad olid ka Einar Kuusega olid nagu sõbrad ja kogu aeg käis mingisugune jama, tegid igasugu sketše ja asju seal. Mingi Einar Kuuse jutt käis kogu aeg. Nagu ise kujutasid ette, hullud mingi gangsterid. Okei, sellest ma rohkem vist ei räägi. Kuuse gäng. Nad ise arvavad siiamaani, et nad on päris kõvad ärimehed. Ja kõik jälgivad neid. Aga vist see on suht soiku vajunud see. Või mis see Einar teeb praegu üldse? Ma ei tea, ma ei kujutagi ette. No võt. Mingi kuskil Inglismaal vist elab või? Ammu juba või? Minu meelest, ma ei ole nagu väga suur niuke kuuseheed, aga nii palju, kui ma nagu väga suur kuusik kursis oleks. Aasta tagasi ma vilksamisi nägin teda Tallinnas. Aga mingi aja ta elas küll vist Inglismaal, tegi seal mingi, ma ei tea, mingites sarjades mingeid nagu kõrvalosi vist ja värk. Nagu sellist näitlejamise elu elas. Mis Netflixi sarjas või kus ta oli filmis? Mis sa ütlesid? See oli vist niuke sari nagu Luther, mingi detektiivisari, millest siis vist nagu tehti nagu niuke Netflixi film. Nagu sarja põhjal film vist oli, aga ma ei ole ise näinud, ma ei tea nagu täpselt öelda, kui suur mingi osa tal oli, aga selles suhtes nagu päris kõva värk, et nagu eestlane on seal sellises asjas mängib, aga jah, et lihtsalt, et mingi mitukümmend tonni ikka sai sealt ja siis kõik nagu kaotas ära. See on ka nagu karm jah, et sometimes lose always win. No Einari puhul ei imesta ka vaata, et nii kaugele jõudis, ta mingi käis neid raamatuid kunagi müümas seal Ameerikas. Ja siis ta tegi sellest mingi video ja siis millal viimati, ütle, mis normaalne vend läheb Tallinna kesklinna peale, küsib, et millal te viimati sittusite, tänavaküsitlus teeb. Et sul peab ikka mune olema selle jaoks. Et veits ei imesta. Seal minu meelest see lugu läks edasi, see Einari lugu veel, seal oli veel mingid krüptorahad vahepeal, mingi soomlane sai krüptoga kogemata hästi rikkaks. Ja siis ostis mingi mõisa, vaata, ja siis ma ei ole päris kindel, aga see sama Einari gäng oli seal ka siis selle soomlase juures ka tegemas mingeid teeneid talle ja saamas hästi palju raha.
nagu liiga palju raha mingi asja eest, mis ta tegi. No seal lihtsalt põletati seda krüptoraha ja siis lõpuks oli see kõik, see oli pankrotis ja ei teagi, kes... Karta on, see on niuke klassikaline moodne muinasjutt. Ei no, kui su esimene reaktsioon pärast järsku rikastumist on osta mõis, siis sa tead, et see ei kesta kaua. Jaa. Ega tegelikult see on huvitav nagu teema küll, et mida te teeksite, kui te näiteks mingi lotoga võidaksite üle? Üle mis? Kui palju? Rikkaks saaks. 1 miljon näiteks. No siis ma annaks 10 tonni sulle vist. 10 tonni ikka jagub sealt ju. Sulle natuke. Ja siis ostaks mõisa. Ülibänger stuudio. Jah, stuudio võiks küll osta. Ostaks terve selle korruse ära. Lõhuks seinad vahet ära. Jaa, teeks suurema stuudio. Oi, plää. Kõik podcasti alla lihtsalt. Kolmikpauk uues 6. Nojah, kõik promod peale. Reklaamid, ätsid, asjad. Saad 100 kuulajat juurde ja maksad reklaamidele 2 tonni kuus lihtsalt. 100 kuulajat, 2 tonni. Live Unibet Arenal. Piletid nüüd müügil 50 €. Tuleb mingi 5 inimest kohale. Kes on show. Showcase. Maksad igale külalisele, kutsub mingi Tõnis Niinemetsa endale külla, maksad 2 tonni selle eest. Saab paar kuulajat juurde. 5 inimest kohale. Teete otse eetrit, vaata ka. Korraks vahel, kas te külapoega tegite laivi või? Nagu... Laipood, nagu salvestust? Ei. Nagu, et mingi publiku ees ja niimoodi, ei. Aga me tegime, mingid laivid, vist mingi Eurovisiooni need, vaata, mis on nagu põhimõtteliselt nagu otse eetris, aga mitte nagu koha peal. Tundub pann. Oota, aga mis te teeksite 1 miljoniga? Mis Ardo teeks? Küsime Ardo käest. Kui suure mõisas ostaks? Ma teeks mingeid iluoppe värke ilmselt. Paneks sinna mingi... Kas sul on kompleksid või? Rahaootele. Kahtlemata. Kellel ei ole? Ma olen väga seda meelt, et kui sa tahad midagi muuta enda juures, siis muuda. Et sinna paneks mingi hulga, annaks mingi kassi heategevusele, mingitel pesaleidjatele, sellistele mingi hulga. Ja siis ma ei tea, mingid sellist igavat värki, nagu mingi kinnisvara ostmine. Mingid mõistlikud otsused. Igasse linna 1 maja. See oleks äge, jah? Ja tuuritamas käia korra aastas. Ma ostan Kadrioru lossi ära. Miljoniga. Jääb väheks. Selle karisega naaber olla. No jah, panen Milko on sissemaksuks ülejäänud on laenuga. Kodu noore pere laenu, vaata. Nad vaatavad mu neid väljavõtteid, et te kulutasite eelmine kuu 40 tonni facelifti peale. Samas teie ametlik sissetulek on 500 € kuus. Me ei tea, kas me saame teile laenu anda. Ütlen, aga come on, üli fresh näen välja. Ma näen välja see kutt, keda sa usaldad. Come on, kui sa seda nägu usaldada ei saa, siis mida sa saad? Sa oled nagu iluoppide kohta palju uurinud või? No tegelikult mitte ainult juukseopi kohta, kuna see oli mul aktuaalne. Teiste asjade kohta ma väga ei tea, aga ma tean, et näiteks need on kallimad kindlasti, et mingi facelift võib olla 10 000 eurosid ilmselt. Mul endal on üks iluviga ja ma olen mõelnud, kas seda saab opereerida või saavad, et mul oli see... No ma küll ei näe ühtegi viga. Ei, mul oli sündides oli see nabanöör ümber kaela, siis mingi näonärvi kahjustus, üks lihas ei tööta näos. Vaata, siis mul suu on, kui ma teen lahti ja ma tean. Vaata, see tõmbab ühele poole, vaata. Ma mõtlesin, et kas seda saab nagu opereerida, aga vist ei saa. Vist ei saa, siis on närvi asju vist ei saa. Mul on ka, ma ei tunne oma lõuga. Siipõt natuke ära lõigata võib-olla. Ma tead, kellel veel oli see? Sylvester Stallone. Ja isa on kogu terve elu seda... Sul on vaja veel üks närvikuude ära lõigata sealt, et see täiesti alla vajuks. Kauri hakkab Eesti produga boksifilmidega. Sylvester Stallone, aga maalt. Sa tegid nagu kuusega kakeldagi. MM-i tiitlid peal. Võtad Maksa Mooritsa kuradi selle, hommikumantle värki vaata. Full kopi kätte. Kus siis jah? Ma peaks natuke juurde võtma siis või? Jaa, sa peaksid kõvasti juurde võtma. No samas see on ka nagu siuke twistiga, vaata see Eesti variant. Tuleb siuke kleenuke tüüp.
Kart ma vist ei suuda nii palju juurde võtta, et päris tema nagu olla. See on, ma arvan, see on suht tüütu, jah. Kui sa teed, või võid lihtsalt stero teha palju, siis on lihtsam. Muidu on see, et sa pead jah nagu nuumama ennast mingi ülipalju elama kuskil jõusaalis. See teeb võitlussporti ka ju. Jah, siis kui tuleb see tseen, kus ta selle, ma ei tea, PA-ga kakles vaata, siis see on Harry Blackface'iga. Ma nii kujutan ette juba, võtame õige kaamera ja lähme kuradi möllama. See kõlab nagu üks õige Eesti film. Ma arvan, et see oleks üks vaadatumaid. Oleks. Arvest seda, mis meil praegu toimub. Ma arvan, et praegu paraneb isegi. Vahepeal oli pool nagu prügi Eesti filmid nagu täiesti, Jaa. Ma ei ole mingid need Ergo Kulla värgid ja mida sa mõtled selle prügi all? Ma ei tea, vahepeal tuli. No Frank oli viimane hea Eesti film, mis mina nägin, aga rohkem ei... Üks film on küll see, mis see peaosas oli Jan Uuspõld, oli see luuraja ja luuletaja. See nagu Jan on äge, aga mulle see film üldse ei meeldinud. Nii uimane, mitte sittegi toimunud. Sa oled ju ATH ka ju, sul peab kogu aeg iga minut midagi toimuma. ADOD. Võib-olla. Mis asi, mis film see oli? Luuraja ja luuletaja. Jaa, ma vist mäletan seda isegi. See oli kinodes või? Jaa. Ma vaatasin kodus nagu telekast, aga ei olnud midagi tore. No see oligi see, et see treileris on need 4 kõige ägedamat kohta juba välja toodud. Ja siis see tootama, siis et need olid 4 punchi ja kõik ülejäänud on setup. Martini lemmikfilm olekski see, kui oleks nagu TikToki videotest kokku pandud. Siis ta ütleks, päris hea film. Martini lemmikfilm on Tikupoiss, sest et ta on ka Tikupoiss. Mis su lemmik siis film on? Mart-Sandri litsid või? See ei ole film, see on seriaal. See sitta. Hari ennast. Okei, aga meil on külaline, olge isakama teidi natuke. Martinile ka natuke poistal. Minu meelest kõige parem film läbi aegade on Soome film Tundmatu sõdalane. Kõige parem film. Tundmatu film. Aga väga hea film. Vaadake. Okei. See oli meie tänane filmisoovituse. Kas see on nagu märul või see on mingi tõsine film? Mis film see? Ei, see on tõsi. Või see Soome sellest talvesõjast, jah, okei. Või oli siis mingi teine sõda. Vahet ei ole. Äge sõda oli, jah. Kas see on komöödia või? No seal on naljakaid momente ka, jah. Ei, minust hästi teed film, mulle üldse Soome filmid meeldivad. Räägis, mis see on? Ma ei mäleta, mis see kurat film oli, aga 2 õde tegid seda õlut, koduõlut. Soome film. Jälle ei ole teie näinud. Vaadake, ei tea, mis see pealkiri oli, aga hästi naljakas. Kui naised on purupurjus. Soome naised purupurjus. See ei ole naljakas. See on väga hea. See kõlab juba hästi. Ma räägin, Soome filmid on head. Ma võin minna Viru tänavale samas seda vaatama. On ka seal ka. Soome naised purupurjus. Ja. Võtad lihtsalt selle karaokebaari võtad. Ja Helsingi karaokebaar. Ja. Või siis lähed Starsbaari vaata. Peale Maiki, et sinna kauemaks. Miks mulle pole näidatud sellist kultuuri? Sa oled tavaliselt liiga purjus selleks ajaks juba, kui me kõnnime seal. Jola. Sa oled nagu, lähme kuskil edasi. Kunagi oli mingi Soome film Pahamaa. See oli ka päris hea. Tere, miks ma ühtegi tea? Üks Soome film oli ka, mis nad eestlastega tegid, see oli see raamatu Puhastus. Sofi Oksoneni, see on mu üks lemmikuid filme Soome filmides. See oli päris räige. Ma olin liiga laps, kui see välja tuli. Ma vaatasin seda lapsena juba, ma olin nagu, oo! Mis see mingi õudukas? Enam ei vaata Lambipirne sama pilguga. Oli ka õudukas või? Sõjast rääkis. Või oli see sõjaaegne rohkem või? Puhastus, see oli ju see, kust naist ühte seda tüdrukut taheti ju nagu inimkaubitseda nii-öelda. Ei? Okei, nüüd me vaidleme. Mida oli... Ma eeldan, et see on ikkagi mingi küüditamise või mingi sellise... See oli see NSV-liidu see... Puhastus. Jaa, see, kus üks mees pandi, see naine peitis oma mehe mingi majja kuskil ära, mingi nende põranda liistude alla vaatas. Ta oli metsavend vist või midagi, sellist oli.
ja siis neid piinati, vaata, teda ja tema last piinati seal nende ohvitseride poolt. Ja seal jooksis 2 aega kõrvuti. Ja. See nii-öelda see praegune aegne jõudis samasse majja nagu. Ja. Ja siis seal oli 2 ajastut nagu jooksid kõrvuti. Oi, lugesin isegi raamatu läbi. Tegelikult ma vaatasin statistikat, täpselt see hetk, kus me hakkame filmidest rääkima ja seal kuulajad panevad podcasti kinni. Me ei ole filmidest rääkinud. Oleme. Ei. Kuna me filmidest rääkisime? Ma lasen sulle pärast. Millal? Pärast vaidleme edasi, miks meil on külaline? Me nagu kuule peab kinni siis, kui Kauri hakkab ütlema, et see on nii igav jutt, kuulad ei taha kuulata. Siis nad panevad kinni. Aga kus sa tead? See on statistika. Täpselt see hetk, kus sina hakkad filmi stsenaariumit seletama, siis on niimoodi. Siis osad jäävad veel. Neile, kellel meeldis see. Need jäävad lõpuni. Teised ei jää. Vahepeal on ka see, et... Mulle meeldib statistikat vaadata Spotify. Numbers guy. Kauri on siuke tähelepanuhoor, vaata. Kui sa tahad nagu sõbraga rääkida, räägid mingit juttu, on ju. Ja siis ta lihtsalt poole pealt lõpetab ära, siis ta kuulajad ei taha. Nagu lihtsalt nagu räägi lõpuni, mul on huvitav, vaata. Aga lihtsalt kõik on nagu, mis inimesed tahavad. Võib-olla. Seda ma ju kuulsin ka ligipääsetaval stand-upil, et Kauri, sul on väikene beef ühe teise ligipääsetava tuurikoomikuga. Ja ma kuulsin, et asi läks seal päris karmiks, et seal mingi prooviti põlema panna inimesi. Oli jah. Tahad sa lähemalt kuulda sellest? Või sa oled juba kuulnud sellest? Ma tahaks võib-olla sinu seda versiooni kuulda, sest ma olen kuulnud ühe versiooni, aga et olla nagu objektiivne. Võib-olla peaks mõlemad... Seal teise poole versioon. Räägi sina selle teise poole versioon ära siis. Nii. No nii palju, kui ma mäletan, et sa, ma ei tea, midagi online'is tegid vist. Jätsid mingi kommentaari, mis ajutiselt tegi selle teise tüübi nagu maailma palju päikeselisemaks ja tõstis tema ego ja enesekindlust. Ja siis hiljem sa nagu nii-öelda tõid selle kõik crashing down. Hiljem tuli välja, et see oli mina, jah? Ja et siis riivatuna sinu sellisest jälgist reetmisest proovis sul kuskil kardina taga habet põlema panna. Aksi vahel, show vahel. Täpselt. Ja et nüüd ei ole nõus enam tegema sama show'd. Jah. See oligi teise poole seisukohta. No nii palju, kui ma mäletan. Okei. Ei no jah, ma vist rääkisin ka sulle, aga sa siis seal purjus, siis ma rääkisin sulle tegelikult seda enda pool versiooni ka. No kurat. Ja, et ühesõnaga, lugu oli siis selline jah, et üks ligipääsetav koomik, siis tal ei läinud üks show väga hästi, aga ta rääkis peale seda, et seal tagasisides, mis me saadame, et võiks ju tema kohta ka midagi, keegi kirjutab tema kohta midagi. Siis kuna ma ostsin emale ja isale piletit, siis ma sain ise kirjutada ka tagasisidet, sest meil tuli mulle. Siis ma mõtlesin, ma kirjutan siis miku kohta. Ütlesin, et kõik teised ütlesin nime välja nüüd, sorry. Fuck! Katin välja. Et teised kõik koomikud olid ülisitad, aga miks siukseid jobusi üldse lavale lastakse? Mina ise olin õhtujuht ka, siis ma ütlesin, et õhtujuht oli ka ülisitt. Ta oli juba kooli ajal siuke, kes kiusas nõrgemaid ja nagu näha ei ole midagi muutunud. Ainuke hea koomik ja väga armas poiss oli see koomik ja tore oleks uuesti teda näha. Ja siis ta kopis selle tagasiside oma Facebooki story'sse. Insta story'sse. Ja oli väga õnnelik selle üle. Ja siis ta tuli järgmine päev vist, tuli minu juurde ja ütles, Kauri, kuule, nägid seda tagasisidet või? Aga see oli sul mingi vana klassiõde, kes niimoodi ütles sinu kohta või? Siis ma ütlesin, et jaa, ma pärast show'd räägin sulle. Ja siis kuna ma olin host, ma läksin kohe lavale, onju. Siis ta vahepeal oli kuidagi välja mõtlenud, et see tegelikult oli mina, kes kirjutas seal tagasiside. Ja siis ta tuli aksi vahele, maru vihane, ütles, et sõidab mul lõuga. Kauri, sa oled haigi inimene, ma sõidan lõuga. Tahtis lüüa hullutele, ma ütlesin, et davai, pane ära. Ma olen ju, meil praegu show käib, et pane muidugi.
hea mõte ja siis ta julgenud, siis ta võttis Jaxi välja, pani mu habemi siit natuke põlema. Janari õde oli ka, nägib pealt seda. Tunnistajad. jah, nagu what the fuck. Ja siis ta läks Baccarisse ja siis rahunes maha ja siis kuidagi läks veel lavale ka pärast seda. See oli Kivi oli siis meil. Sikke huvitav seik. Ja siis ma pärast seda ütlesin, et Janar, et kas meil on nagu päriselt vaja, et ta ei ole laval hea, ta on Baccaris ülimunn, kas meil on vaja teda nagu show'le? Ja siis Janar ütles, ei, no jah, et järgmist aastast vahetame välja ta, et Kauri pea vastu selle aasta lõpuni. Ja siis tuli uus aasta ja siis... Tuur oli poole peal. Ja siis tuur oli, no ja ühesõnaga Janar ütles, et pole hullu, et las ta olla siis tuuri lõpuni. Siis ma ütlesin, Janar, ma ei viitsi. Et siis teed Mikuga lõpuni. Tegelikult Kauri oli purjus, kui ta Janar ja siis ma ütlesin, et Janar, kas mina või Mikk, et ma ei viitsi temaga koos Baccaris olla päriselt. Jälle ütlesin nime välja. See ütlesin mingi 4 korda. Okei, pärast katin asjad veel. Me ei tohi ta nimi öelda, siis me kutsume seda omavahel koolitulistajaks. Aga ühesõnaga... Mait pani sulle nime. Jah, Mait pani. Ja siis Janar ütles, et siis teete korda mööda. Ja ma olin nõus. Saalomonlik otsus. Jah. Polnudki väga midagi terlist stoorit. Aga peale seda on jah see, et mina tahaks nagu, et hoiaks eemale. Aga tema on nagu, tema kinnisid, või et tema arvab, et ma sellega, et ma tahan, et ta eemal hoiaks, ma tahan teda süüa välja komedist. Tegelikult ma lihtsalt tahan, et ta hoiab must eemal. ja siis ta omakorda tekitas mingi sõja minu vastu. Ja. Tekitas sõja? Ja, et nüüd me sõdime, et kumb meist lõpetab stand-upi ära, et kas tema või mina, et omamoodi üritab, näiteks viimane kord ükskõiges, kui ma ütlesin talle, et kuule, täna meil on 18 koomikut line-upis, et ma annan siis 4 peal tuld, et siis tead, millal lavalt maale tulla, siis lihtsalt näitas mulle, et too pihku. Ja selliseid asju vaata, tuleb minu juurde laua juures ja peeretab ja teeb igasuguseid nõmedusi. Et ta üritab võimalikult ebameeldiv olla, aga ikkagi minu seltskonnas kogu aeg olla. Aga kannatame ära. Mis on sa üldse kuulata enam? Ma kuulasin. Okei. Jah. Nii et soovitan kõigil tulla tegema komedit. Ei ole üldse toksiline keskkond. Ei, jah, ja sallige kõiki inimesi nagu, jah. Ärge tõrjuge neid endast eemale. Ma ei tea, mul on küll väga hea nagu vastuvõtt olnud kõikide koomikute poolt. Okei. Lahe. Aga tõmbame otsad kokku, ma saame Maigile minna ja... See on alati niimoodi, et ma ütlen midagi ja siis on nagu lähme Maigile nüüd. Iga kord. Tess, see on nii tore, et sind on hästi vastu võetud. Räägi veel. Ma ei viitsi enam, te rikkusite momentumi ära. Okei. Tahaks süüa ka. Lähme sööma ja lähme Maigile, ma arvan ka. Kas me jõuame? Ei jõua. Ma võtaks pärast Maiki. Aga aitäh, Ardo. Maigil ka süüa. Aitäh teile. Ja me väga vabandame, et me nii ebaprofessionaalsed oleme oma podcastis. Aga me saime vähemalt kõik enda küsimused ära küsida, mis me tahtsime. Jah. No siis on ju tore, kui ma sain valgustada veits. Me õpime, me areneme. Ja... Vaata, nad räägivad mulle kogu aeg, et ma segan vahele. Aga nagu siis kui ma ei räägi, siis nad ootavad, kuni ma midagi ja vaikus vaata. Aga järgmine episood, kui sa tuled, sest enam pole varianti. Nüüd sa oled ühe korra sisse soojendanud selle pingi. Mis järgmine episood siis on? Mis siis järgmine episood on? Ei no, siis me oleme arenenud, vaata vahel. Äkki meil on Ardolle rohkem küsimusi, äkki me näeme teda rohkem purjuspeaga kuskil. Tegelikult meil läheb allamäge kogu aeg. Aga võib-olla seal tekib mingi süke. Mis teil läheb allamäge? Podcast läheb allamäge? Jah. Kunagi esimesed 2 osa oli meil väga head. Ei, tähendab 3. osa oli väga hea. Me ei seganud üksteisele vahele, me oskusime professionaalselt teha, aga nüüd on perses. See on podcast. No mida sa loed? Minu idee nagu, et see... Ma ei tea, jah. Mina käin siin nalja tegemas. Algus oli Kuku Nunu. Ma ei tea, meil siin nagu produktsioon on. Ja siis, see on nagu naljaks, et on paljud podcastis, mis räägivad nagu päris nagu kasulikest asjadest, ongi mingi investeerimisjutud ja siis on mingid tervise nõuande ja siis on me lihtsalt lõugame üksteise peale ja sõimame üksteist.
lepime ära alati yeah. podcasti lõpuks. Vahepeal tuleme ka tülis peaga siia. See toores emotsioon ongi hea, vaata. Jah, võib-olla. Miks seda niisama, esiteks, miks seda nagu enda sees hoida, see ei ole hea, teiseks, kui välja elada, siis miks mitte nagu mikrofoni ees. Ja miks mitte, see on content. Ja inimestel on ikka, ma arvan, tore, kuskil tööl kuulata, ma ei tea, sõidad kuskil kombainiga või laos töötad või, no ma ei tea, kes teil nagu kes teie see kuulajaskond on? Enamus on mingi Kauri mingid sõbrad ja... No. Ja see on eriti, minu arust see võib olla isegi hea, vaata veits nagu teraapiline inimestele, nad kuulavad, et teised inimesed on ka vihased maailmas kuskil. Kui nad kuulevad, kus Tess mind sõimab, siis nad lähevad koju. Ma ei sõima iga kord. See ei olegi. Nad mõtlevad, et on hullemaid naisi kui minu oma, vaata. Kuulasin täna Tessi ja tead, ma armastan sind. Nii tore. Ma liidan kõiki mehi enda naistega kokku. Okay. Ja sellel ilusan noodil me täna lõpetame. Okay, vähemalt nüüd on ilus noot. Aitäh, Hardo, et sa tulid. Sinuga oli väga tore. Oli küll. Saime väga palju asju teada ja nüüd lähme Maigile. Siuke mõnus vibe oli, nagu me oleks kõik peale teinud, aga ei ole, vaata. Sa tahad meie kuulajatele veel midagi öelda, nagu me siit nahvu tõmbame? Kallid kuulajad, olge ikka koos kolmikpauguga. Saatke sõnumeid, liituge Patreoniga, teil on Patreon. Meil on Patreon ka. See pole midagi. Aga... Saatke soovitusi ja kui midagi ei meeldi, öelge, aga kui midagi meeldib, öelge veel rohkem. See oli väga ilus, aitäh. Aitäh sulle, Ardo. Ja... Kutsuge Ardot oma sünnipäevale või kuskile koosolekule. Ja meie olime Kolmikpauk. Aitäh teile. Jah. Nägemist. Tšau. Jah. Tšau. Siin ei müüda sulle motivatsiooni, kokku tulnud on 3 humoriikooni. Siin ei siluta su ego nagu särki, saab resti nalja ja muud funny värki. Kui sul on ide, me teritame seda, kui sul on saladus, me seda ei reda. Okei, tegelt täiega räägime välja kõigile. Kõik, kõigile. Kõik, kõigile. Kõik, kõigile. Kõigile, kõigile. Kolmikpauk.